Tere kõigile ka minu poolt. Ma olen kõigepealt edastanud tänusõnad, et ma olen tänulik korraldajatele võimaluse eest siin rääkida ning räägin siis teemal tehisaru ja tööturg. Ning et oma ettekannet sisse juhatada, ma alustan tõdemusest, et kui me vaatame tulevikuvaadet, et mida arvatakse selle kohta, kuidas tehisaru kasutuselevõtt mõjutab majanduskasvu ja tööturgu, siis arvamusi on seinast seina. Et see haakub, ma arvan, sellega, mida Tanel Tammet rääkis sissejuhatavas ettekandes siin konverentsil, kus ta rääkis siis erinevatest stsenaariumidest, kuidas tehisaru mõjutab ühiskonda laiemalt. Ja need stsenaariumid tõepoolest varieeruvad siis väga negatiivsetest, väga positiivseteni. Kui me nüüd võtame kitsama vaate ja vaatame siis majandust kasvu või siis tööturgu, siis tegelikult kehtib see sama. Et kehtib arvamuste paljusus ja need arvamused on seinast seina. Ja et seda iseloomustada, ma olen siin tsiteerinud 2 tuntud ja tunnustatud teadlast, kes juhtumisi mõlemad said Nobeli preemia eelmisel aastal, ehk siis 2024 aastal. Üks neist füüsika valdkonnas ning teine majandusteaduses. Ja esimene neist on Geoffrey Hinton, keda on nimetatud ka tehisaru ristiisaks, kuna tema teadusuuringud mitmeski mõttes olid teed rajavad selles osas, et kuidas pärast tehisaru tehnoloogiat välja arendati. Ta töötas mõned aastad Google'is, aga lahkus sealt aastal 2023 ja lahkuski eelkõige peamine põhjus oli see, et tal on väga negatiivsed vaated selles osas, kuidas tehisaru ühiskonda mõjutab ning ta on avaldanud arvamust ka tehisaru mõju kohta tööturule ning tema arvamus on see, et see mõju saab olema kiire ja hävitav, et selline väga negatiivne vaade. Aga sellele vastukaaluks tsiteerin Taro Natsemoglut, kes on üks enim tsiteeritud majandusteadlasi, mitmel aastal oli kõige tsiteeritud maailmas, et tema vaade on pigem see, et tehisaru mõju, kui me peame just silmas majanduskasvu ja mõju hõivele, on pigem tagasihoidlik. Kasutades mudelanalüüsi, ta näitas hiljutises teadusartiklis, et kui me vaatame, kuidas tehisaru mõjutab lähitulevikus SKP kasvu, siis praegusel dekaadil SKP kasv suureneb keskeldabi aastas kuskil 1-2% võrra ainult. Ehk siis tehisaru toob küll kaasa tootlikkuse kasvu ja läbi selle siis SKP kasvu, aga et see mõju on aeglane tagasihoidlik. Ning sarnaselt siis, kui ta hindas, milline võiks olla mõju hõivele, siis tehisaru või automatiseerimine laiemalt, lähtudes just sellest samast teadusartiklist, saab olema ka tagasihoidlik, et ainult 5% hõivest. Et lihtsalt toon siin välja need 2 erinevat seisukohta, et näidata, et arvamusi tõesti on seinast seina. Ja seda arvestades ma oma esitluses ka ei ürita tulevikku prognoosida, vaid pigem mu eesmärk on näidata praegust seisu, ehk siis kasutada võimalikult hiliseid andmeid ning näidata, kuidas siis tehisaru kasutuselevõtt on praeguse seisuga tööturgu mõjutanud. Ja ma siis võtangi selleks murdejooneks ChatGPT kasutuselevõttu, mis toimus novembris 2022. Ja andmed on mul valdavalt siis selle aasta keskpaiga kohta, ehk siis saab vaadata, et kuidas siis esimese 2,5 aasta jooksul pärast ChatGPT turule tulekut on see hõivet või siis majandust laiemalt mõjutanud. Ning kasutan USA andmeid, kuna võib arvata, et seal siis see mõju on ehk kiirem kui teistes majandustes, ehk siis mingis mõttes võib olla teed näitav. Aga et mida ma vaatan, esmalt seda, et kui me vaatame erinevaid tegevusvaldkondi, kui suures ulatuses praegu tehisaru äriotstarbel kasutatakse, kui palju seda töötajad teevad. Ning siin eristub IT-sektor, kus seda kasutatakse palju ulatuslikumalt kui mujal majanduses. Seega vaatan siis eraldi IT-sektorit ning seda, et millised on mõjud olnud just nimelt hõivet silmas pidades selles valdkonnas. Ning siis näitan ka ühe hiljutise
alles käesoleva aasta oktoobris avaldatud analüüsi põhjal, et kuidas on ja kas on tehisaru kasutuselevõtt mõjutanud ametikohtade struktuuri dünaamikat. Ehk siis seda, et kui suurel määral töötajad vahetavad ameteid ja liiguvad uutesse ametitesse. Et kas tehisaru kasutuselevõtt on selles osas toonud kaasa mingisuguse olulise murrangu. Esmalt siis ülevaade sellest, et kui palju töötajad siis ikkagi tehisaru käesoleva aasta keskpaiga seisuga oma töös igapäevaselt kasutavad. Ning siin on siis ära toodud ärikasutajate osakaalud protsentides töötajatest erinevates tegevusvaldkondades. Need on USA andmed juuli 2025 kohta. Ja siin tegelikult ei ole ülevaadet kõikidest tehisaru platvormidest, vaid ainult ChatGPT kasutamisest. Aga see peaks siiski iseloomustama enamuse majandusvaldkondade kohta päris hästi, et kui palju siis ikkagi igapäevatöös tehisaru kasutatakse. Ja mida selle põhjal saab järeldada, et kui me vaatame siin enamuses tegevusaladest, see kasutamine on väga tagasihoidlik. Kasutab suurusjärgus 2%, 5%, mitte enam. Nii et valdavalt siiski veel ei ole töös kasutusele võetud. Suureks erandiks on nüüd IT-sektor, kus siis võiks öelda, et circa 30%, võib-olla ka üle kolmandiku, sest siin on ainult ChatGPT, kasutab siis tehisaru igapäevaselt oma töö tegemises. Ning kus see veel on suurem, see kasutajate osakaal teadustehniliste teenuste valdkonnas, mis on ka loogiline, et seal võib öelda, et hinnanguliselt kuskil 5% kasutab igapäevaselt tehisaru oma töös. Ning tööstussektoris siis umbes 10%, aga siis kõigis muudes valdkondades siiski ainult mõned protsendid töötajatest. Nii et selle põhjal saab teha ikkagi ühese järelduse, et umbes siis 2,5 aastat pärast ChatGPT turule tulekut see kasutamine on siiski väga tagasihoidlik. IT-sektor on siin erandiks ning IT-sektorist ma siis räägingi nüüd edasi pisut enam, ehk siis kuna see on tõesti see valdkond, kus siis suurusjärgus kolmandik vähemalt kasutab igapäevaselt tehisaru oma tegevuses, et siis ma vaatan sisse, et kuidas see siis IT-sektoris on mõjutanud hõivet ja kuidas see on mõjutanud töökuulutuste arvu. Ja siin ongi siis joonis hõive kohta. Et siin on ära toodud jällegi USA tööturu kohta tööhõive IT-sektoris 1000 töötajat, see on siis vertikaalne skaala. Et seal siis on see hõive kõikunud kuskil 3 100 000 ja 2 600 000 vahel viimase pisut enam kui 20 aasta jooksul. Ning kui me nüüd vaatame siis seda perioodi, mis eelnes ja järgnes tehisaru kasutuselevõtule, ehk siis jällegi võiksin seda eraldusjoonena kasutada 2022 aasta lõppu, kui siis ChatGPT oma esimese tootega turule tuli. Siis me näeme, et alates 2022 aasta lõpust hõive hakkas päris järsult alanema IT-sektoris, aga sellele eelnes tegelikult kiire hõive kasv. Et siin oli siis erinevatel põhjustel valdavalt ikkagi raha odavuse tõttu, ehk siis selle tõttu, et intressid olid nullilähedased, toimus siis selline väike buum ja kiire töökohtade loomine ja kuskil ka niimoodi 2022 aasta lõpuni. Ning siis, kui keskkond muutus, kui Föderaalreserv hakkas intresse langetama ning majanduskeskkond muutus, siis toimus hõive langus. Ja paraku langes see kokku siis selle ChatGPT turule tulekuga, nii et siin on raske nüüd eristada, et mis siis seda hõive langust pigem mõjutas. Kas majanduskeskkonna muutus, kuna intressimäärad hakkasid tõusma, või siis see ChatGPT tuli turule. Tõenäoliselt mõlemad. Aga paraku jah, et kui me vaatame selliseid agregeeritud trende, siis kuna majanduskeskkond kogu aeg on muutumises, siis ei ole nende põhjal võimalik teha järeldusi põhjuslike seoste kohta. Et selleks on tõenäoliselt need uuringud ka tulevad, aga vähemalt praeguse seisuga veel turul neid ei ole, et kus siis kasutatakse ära erinevas vormis loomulike eksperimente andmetes, et põhjuslikke seoseid välja selgitada. Aga siit edasi minnes, et siin me siis näeme, et kui ma oma eelneva jutu kokku võtan, et jah, tõesti kiire langus toimus,
Aga sellel võis olla mitu põhjust lisaks siis sellele ChatGPT kasutusele võeti. Ning kui me vaatame töökuulutuste arvu, et siin on jällegi USA andmed ja siin on nüüd siis tegemist indeksitega, kus baasaastaks on võetud 2020 aasta algus, ehk siis täpsemalt baasperioodiks veebruar 2020, kus indeksi väärtus on 100, ning siis see sinine joon näitab siis seda töökohtade arvu indeksit majanduses üldiselt ja punane joon tehnoloogiasektoris. Ja siit on näha, et samasugune mullistus, nagu me nägime hõives, leidis aset ka töökohtade loomise puhul. Ehk siis IT-sektoris, ja IT-sektoris oli see nagu ulatuslikum, amplituud oli suurem, ehk siis IT-sektoris me näeme, et tõepoolest sarnaselt siis hõive kasvule ka töökuulutuste arv kasvas jõudsalt ning hakkas kahanema kuskil siis juba 2022. aasta keskelt. Ja see kahanemise algus langes pigem kokku siis intressimäära tõusuperioodi algusega kui ChatGPT turule tulekuga. Nii et siin jällegi, et me näeme tõesti, et kui tehisaru tuli, siis sellega kaasnes ka töökuulutuste arvu langus IT-sektoris, aga et siin seda põhjuslikku seost jällegi ei ole võimalik täpselt välja selgitada. Aga see langus töökuulutuste arvus on olnud päris drastiline infotehnoloogia sektoris, et kui me vaatame võrreldes selle tipuperioodiga 2022. aasta esimeses pooles, siis 3 korda on kukkunud töökuulutuste arv. Aga kui me vaatame ajaperioodiga enne COVID-pandeemia algust, ehk siis 2020. aasta algusega, siis langus on olnud kuskil 40%. Nii et igal juhul jah, et IT-sektoris palgatakse vähem, palgatakse aeglasemalt. Tõenäoliselt siis tehisaru on sellele mõju avaldanud, kui suurt raske öelda. Ja siit edasi minnes näitan siis ülevaadet analüüsis, kus vaadati, et kuidas ja kas tehisaru kasutuselevõtt mõjutas ametikohtade struktuuri dünaamikat. Ja mis on siin joonisel siis näidatud, et siin on siis näidatud kumulatiivselt nende töötajate osakaal, kes liikusid uude ametisse protsentides alates mingi ajaperioodi algusest. Ja siis üks ajaperioodi algus on siis võetud november 2022, millal siis ChatGPT tuli turule. Ning sellele lisaks on vaadatud siis neid perioode, kus leidsid aset varasemad ulatuslikud tehnoloogilised muutused, ehk siis personaalarvutite kasutuselevõtt ja interneti tulek. Et seal muidugi seda algusperioodi on nagu raske täpselt nagu paika panna, aga siin on siis valitud mingisugused perioodid ja vaadatud, et kuidas siis töökohtade struktuur muutus. Lisaks on pandud sinna ka nii-öelda placebo-testina veel ka üks periood, millega ei kaasnenud tehnoloogilist murrangut, ehk siis jaanuar 2026. Ja siit on siis näha, et jah, töökohtade struktuuri muutus on olnud kiirem pärast tehisaru kasutuselevõttu kui varasemate tehnoloogiliste murrangute puhul. Et see erinevus ei ole väga suur. Siin paari protsendipunkti ulatuses kuskil, ütleme, 2,5 aastat pärast tehisaru kasutusele tulekut on siis töökohta vahetanud töötajate osakaal suurem, aga ta on täiesti olemas. Aga samas siin uuringus vaadati ja analüüsiti seda mõju ikkagi ka mitmete muude erinevate nurkade alt. Ning vaadati lisaks veel, et testida, kas see mõju tõesti oli olemas või ei olnud, vaadati erinevaid hiljutisi ajaperioode, et kuidas töökohtade struktuur on muutunud. Ja siin siis tegelikult see tehisaru algusega algav periood ei eristu teistest hiljutistest perioodidest. Nendest perioodidest, mis algasid näiteks 2021 aasta algul või 2022 aasta algul. Ehk siis mida sellest saab järeldada? Järeldada saab seda, et tegelikult jah, töökohtade, ütleme, tööturg on muutunud just nimelt selle töötajate liikumise poolest ühest ametikohalt teisele dünaamilisemaks. Aga see murrang ei ole kaasnenud tehisaru turule tulekuga, vaid pigem on olnud selline üldisem viimaste aastate trend.
Nii et jah, et see on nagu selle uuringu siis peamine järeldus. Pluss siis nad vaatasid eraldi valdkondi, kus tehisaru kasutamine on ulatuslikum, seesama IT-valdkond, aga ka ütleme finants- ja konsultatsiooniteenused. Ka sealt ei tulnud välja, et tehisaru oleks kaasa toonud murrangu just selles osas, kui dünaamiline tööturg on. Ning samuti vaadati eraldi noori ja vaadati eraldi siis valdkondi, kus tehisaru kasutatakse rohkem kui mujal ja jällegi, et sellist nagu murrangut kuskilt andmetest välja ei tulnud. Nii et mida siit saab järeldada, et jah, meil on muutunud tööturg dünaamilisemaks, aga otseselt seda siis nüüd tehisaru kasutuselevõtuga seostada ei saa. Ning edasi näitan siis ka paari slaidi Eesti kohta andmetega. Ja jällegi võtan vaatluse alla infotehnoloogia valdkonna, kuna see on siis see valdkond, kus Eestis tõenäoliselt sarnaselt USA-le tehisaru kasutamine on kõige ulatuslikum. Ja siin on siis ära toodud Eestis tervikuna neid töötajate arv info- ja side valdkonnas, ehk siis täpsemalt deklareeritud palgatulu saanute arv. Ning me näeme, et see hõive IT-valdkonnas on meil olnud sellises aeglases, aga pidevas kasvutrendis kuni siis kuskil 2022. aasta lõpuni. Ja alates just nimelt siis sellest perioodist, ehk siis 2022 aasta lõpust, see trend on pöördunud. Et ta on pigem selline väga aeglane langustrend pärast seda. Ja see siis langeb päris hästi kokku jällegi just nimelt tehisaru kasutuselevõtuga. Aga samas peame ka Eesti puhul silmas pidama, et alates 2022 aastast on meil olnud majandusseisak ning see on siis samamoodi mõjutanud nõudlust IT-sektoris tõenäoliselt. Et sarnaselt USA-ga majanduskeskkond on pidevas muutuses ja me ei saa nüüd väita, et nüüd me näeme siin küll sellist trendi muutust, aga et see on just ilmtingimata põhjustatud tehisaru kasutuselevõtust. Ning veel üks slaid, kus ma siis näitan töötuse dünaamikat, seda siis registreeritud töötuse põhjal IT-ga seotud erialadel Eestis. Ning siin me näeme ka, et siis registreeritud töötute arv on üles läinud. Samas me peame muidugi silmas pidama ka seda, et meil IT-sektor on kasvanud. Nii et siin võiks tegelikult vaadata seda protsentuaalselt, et veel täpsemalt pilti saada. Aga siin jällegi, et ei ole toimunud sellist murrangut pärast tehisaru kasutuselevõttu, vaid et see on olnud selline mingi üldisem viimaste aastate trend. Nii et kui minu juttu kokku võtta, siis andmete põhjal me näeme, et umbes 2,5 aastat peale tehisaru kasutuselevõtu algust kasutatakse seda enamusel tegevusalades tegelikult alles väga tagasihoidlikult. Et see kasutajate osakaal on kuskil 2–5% töötajatest. Et eristub IT-valdkond, kus suurusjärgus 1/3 kasutab USA-s ja võib arvata, et ka mujal. Ja siis me nägime ka, et IT-valdkonnas on alates tehisaru tulekust hõive vähenenud ja tööpakkumiste arv USA-s drastiliselt langenud. Eestis me nägime, et hõive trend on ka pöördunud tõusult langusele, aga siis need arengud võivad olla tingitud lisaks tehisaru kasutuselevõtust ka majanduskeskkonna muudest muudatustest, et raske on siin seda põhjuslikku seost selle põhjal välja tuua. Ning USA andmete põhjal taas saab vaadata ka seda tööturu dünaamikat selle alusel, et kuidas ametikohtade struktuur muutub ning see on kiirenenud, aga siin jällegi ei saa öelda, et see on tingimata tingitud tehisaru kasutuselevõtust, pigem on see olnud sellise üldisem viimaste aastate trend. Ning kui nüüd vaadata kas või seda, mida Taran Acemoglu on kirjutanud või siis ka muid selle valdkonna analüüse, siis üldiselt on päris palju majandusteaduses vaadatud ja võrreldud seda praegust tehnoloogilist murrangut varasemate perioodidega. Ning üldiselt ikkagi on varasemad avaldunud mõju tööturule, mis iganes tehnoloogiliste murrangute või tööstusrevolutsioonide puhul väga pika aja jooksul, mitmete aastakümnete jooksul. Tarmo Jüristo ka seda teemat oma ülevaates puudutas. Ning et küsimuseks ongi tuleviku vaates see,
et kas nüüd saab olema samamoodi, et kas siis ikkagi ka nüüd, kui on toimunud meil selles mõttes tehnoloogiline murrang, et tehisaru on tulnud, et meiega jääda, et kas siis see saab olema samamoodi aeglane ja rahulik või on seekord midagi hoopis teistmoodi, et see toimub kiiremini ja on ulatuslikum, hõlmates siis palju enamaid valdkondi kui need varasemad tehnoloogilised revolutsioonid. Ma arvan, et me nüüd küsiks ühe küsimuse. Ja kõigepealt... Ma äkki saaks öelda oma viimase lause? Okei, ja, palun. Ja siis vastamata küsimus on see, et kui see mõju nüüd seekord on kiirem ja ulatuslikum, kas me siis suudame sellega kohaneda? Ja ma lõppu siiski soovisin öelda veel seda, et kui me vaatame näiteks käitumusliku ökonoomika seisukohalt, siis meie kui inimesed, et keskmiselt me oleme oma majandustegevuses ja ka selles, kuidas me töötame, väga inertsed. Et me muudatusi teeme vähe, aegamisi, tasapisi. See ei käi kõigi kohta, alati on olemas ka innovaatorid, aga selline keskmiselt oleme me oma harjumustes kinni oma majandustegevuses. Ja see ehk annab meile ka lootust just selles osas, et ehk siis ka seekord saab olema see üleminek pigem aeglane ja sujuv kui kiire ja meie olemasolevaid süsteeme lõhkuv. Aga nüüd ma siis tõesti lõpetan. Okei. Nii, suur aitäh, plaksutame. Ja jõudis esimene küsija. Anna sulle mikri. Aitäh. See pilt number 4, kus olid need majandusse erinevad valdkonnad, kui palju kasutavad nad tehisaru. Kui see nüüd läbi kaaluda selle majanduse haru suurusega, kuidas see pilt siis muutuks? Seda keskmist ei olnud seal välja toodud, aga kui me mõtleme, et meil USAs töötab umbes 3 miljonit inimest IT-valdkonnas ning kogu majanduses ligikaudu 150 miljonit, et siis IT-valdkonna osakaal siiski on suhteliselt tagasihoidlik. Nii et ma puusalt tulistades pakun, et see jääb ikka sinna 5% või sellest madalama protsendi kanti, see üleüldine kasutuselevõtt, kui me vaatame tööturgu tervikuna. Kindlasti on need numbrid kuskil ka välja arvatud olemas. Nii, aitäh. See oli väga intrigeeriv ettekanne.